eelmine kord me oleme teinud, seekord meil lihtsalt vist salvestame meie protokolli jaoks. Helisalvestus. Meil on helisalvestus ka paralleelselt. Aga täna siis toimub meil avalik arutelu, mis puudutab Astangu ja Mäeküla kaitsealat. Põgusalt räägime sellest, mis me oleme seal avastanud, mis me oleme seal leidnud, millised väärtused ja siis räägime nendest ettepanekutest, mis meile ei jõudnud. Mul on üks ettepanek, et kuna selle nii-öelda taotlusega on juba 1,5 aastat saanud kõik tutvuda selle nii-öelda inimeste taotlusega ja lugupeetud ekspertiisiga on saanud kõik peaaegu aasta aega tutvuda, et kuna meile tagasiside linna poolt oli selline, et see vastuväidete ja ettepanekute hulk on väga suur, siis teen ettepaneku minna kohe äkki nende kallale, sest me teame, need tuleb ju kõik läbi arutada, eks ole, kuna linnakirjad olid väga 1 A4 pikkused, kuigi nähtavasti väga paljude kinnistu omanike vastuväited ja ettepanekud olid väga pikad, see tähendab, et linnapoolsed vastused olid väga, nad ei olnud sisulised. Ja seetõttu nähtavasti see arutelu kujuneb väga pikaks. Aga minu ettepanek on see, et me teeme seda väga põgusalt, kuna siin on ütleks neid kohalikud elanikud ka, kes eelmisel korral ei ole osalenud, et väga põgusalt siis Meelis räägib sellest kõikidest nendest väärtustest, aga siis me jõuame ka nende ettepanekuteni ka, ma arvan, et teeme lühidalt. Aga siis äkki väga põgusalt, sest ikkagi põhiaeg, kuna siiani ei ole, ütleme, kuna linn ei ole ka sisuliselt nagu nendele vastuväidetele vastanud, siis ma saan aru, et me peame hakkama neid nagu siin päris nagu detailselt arutama, mis tõttu see võtab nagu väga palju aega. Okei, aga teeks siis nii, et ma rohkem teid kinni ei hoia, ma hea meelega annaks sõna Meelis Ustalele, kes on meil Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja. Palun, Meelis. Tere, ma olen Meelis Ustal, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametist looduskaitse juhtivspetsialist. Ja täna teen siis ülevaate kõigepealt sellest, et kuidas me oleme siia jõudnud lühidalt teen ülevaate ka sellest, millised need loodusväärtused selles piirkonnas on ja seejärel teen ülevaatlikult siis käsitlen neid ettepanekuid ja vastuväiteid, mis on erinevate isikute poolt siis meile esitatud. Et kui on mingisugused väga pikad vastuväited või on kümneid küsimusi, siis nendele täna ilmselt ei ole mõistlik vastata meie kõigi aja huvides, et nendele, kui kellelgi on jäänud siis see tunne, et need vastused, mis me saatsime nendele ettepanekutele ja vastuväidetele, ei ole piisavad, palun andke endast märku kirjalikult ja me püüame siis veel kord veelgi põhjalikumalt neile vastata. Nii, kronoloogiast, et Astangu-Mäeküla piirkonda on kaitseala proovitud siis moodustada juba enam kui 10 aastat. Esimene ettepanek tuli 2010. aastal Keskkonnaameti poolt, kes pärast 8 aastat leidis, et päris selles ulatuses ja sellist kaitseala seal vaja ei ole. Vajalik, et piisab riigi jaoks püsielupaiga moodustamisest. 2018 alustasid nad püsielupaiga moodustamist ja 2021 jõudsid nad ka selle püsielupaiga kehtestamiseni. Vahepeal aastal 2021 kevadel tegid 45 kodanikku meil ettepaneku siia piirkonda moodustada kohalik kaitseala. Selle järel amet tellis selle ettepaneku põhjendatuse ekspertiisi, mis valmis
oktoobris 2021 ja saadeti ka kõikidele huvirühmadele või maaomanikele tutvumiseks. Nüüd sel aastal juunis 2022 algatas linnavalitsus kohaliku kaitseala moodustamise, Astangu-Mäeküla kaitseala, ja 1. juulist 15. augustini toimus selle algatamise siis avalik väljapanek, kus igaüks sai esitada oma ettepanekuid ja vastuväiteid. Ja praegu toimub siis avalik arutelu. Toonane 2010. aasta ettepanek hõlmas suures osas samumaid, mis on praegu relevantsed ka kohaliku kaitseala kontekstis, aga sellest siis riikliku kaitse alla läks keskmine selline riba, kus siis kaitstakse teatud taimeliike ja nahkhiireliike. Seal on nii sihtkaitsevööndi režiim kui ka 2 piiranguvööndit. Märtsis 2021 kodanike ettepanek oli moodustada kohaliku tasandi kaitseala, mis hõlmaks 154 hektarit, ja sellele tegi põhjendatuse ekspertiisi, nii nagu looduskaitseseadus seda ette näeb, ekspert Lauri Klein. Ja see valmis siis mullu sügisel. Siin kaardi peal on näha mõlemad piiriettepanekud koos. Punasega on kodanike ettepanek, rohelisega on eksperdi ettepanek ja keskel kollane osa on riiklik püsielupaik. Ja põhjendatuse, kohaliku kaitseala põhjendatuse ekspertiisi tulemus oli see, et ekspert leidis, et siin piirkonnas esinevad unikaalsed ja väärtuslikud looduskooslused, kus esinevad kaitsealused ja haruldased liigid, nende elupaigad ja kasvukohad, ning see ala tema soovitatud piirides väärib kohaliku kaitseala võtmist. Siin on tekkinud mõneti küsimused, et mis on väärtuslik looduskooslus, millest siis räägitakse ka looduskaitseseaduses just kohaliku tasandi kaitseala kontekstis. Antud juhul oleme püüdnud, kuna sellele definitsiooni kusagil ei leidu, siis oleme ekspert on defineerinud seda nõnda, et tegemist on siis väärtuslik looduskooslus omavalitsuse tasandil on siis selline looduslike liikide ja elupaikade kombinatsioon, mida mujal omavalitsuse piires ei leidu, või on see väga haruldane ja mille säilimine ilma pindalalise kaitseta, näiteks planeeringute menetlemise käigus, ei oleks mõeldav. Ja kuna siin on segadust tekitanud, et kaitseala kaitse-eeskirja eelnõus ja seletuskirja eelnõus on väga palju pööratud tähelepanu liikidele ja kaitsealustele liikidele, et ega me ei ürita siis riiki hakata dubleerima, siis tegelikult on ju põhjus selles, et kõik see liigirühmade mitmekesisus ja liigirühmade enda liigiline ja arvuline rohkus on see, mis on üheks peamiseks väärtusliku looduskoosluse indikaatoriks, ja seepärast ei saa väärtuslikke looduskooslusi käsitleda ilma liikideta. Millised need kooslused seal piirkonnas, Astangu-Mäeküla piirkonnas siis on? Kindlasti üks olulisemaid on Alvari kooslus, mida Tallinna piirkonnas on väga vähe alles jäänud, ja siin on siis üks suuremaid. Klindi all metsades on jällegi sanglepalodud ja ühtlasi on ka nendes kooslustes siis leitud arvukalt neid taimeliike, sealhulgas ka kaitsealuseid. Siia piirkonda jääb Eesti üks olulisem nahkhiirte parvlemispaik
ja üks olulisemaid talitumispaiku. Siit rändab sügise jooksul läbi tuhandeid nahkhiiri. Nii et selles mõttes on see nahkhiirde poolest on kindlasti unikaalne mitte ainult kohalikul tasandil, vaid ka riiklikul tasandil. No püsielupaik on juba tehtud, et nahkhiiri kaitseb piisaval määral püsielupaik. Aga rohekoridori on samamoodi vaja, et nad äkki teeme nii, et küsimused tulevad lõpus? Jah, et läks edasi kahepaiksetega, et tegemist on Tallinna liigirikkaima ja parimas seisus kahepaiksete elupaigakompleksiga, kus ainuüksi siis üle Astangu tänava liigub igal kevadel talviste elupaikade ja sigimistiikide vahel 2000–3000 konna. Kõik Põhja-Eesti 4 kaitsealust liiki on siin esindatud. Nii et ja nende seisund senimaani on veel hinnatud võrdlemisi heaks. Piirkond on oluline ka roomajate poolest. Siin on kõik Põhja-Eesti 4 liiki, kes just ei ole üliharvlased, on olemas. Ja neid jällegi leidub siin nii klindi all kui klindi peal ja liikumine toimub ka suuremate looduskomplekside vahel Kuusikumetsa, Astangu ja Harku metsa ja Harku raba vahel. Kogu see piirkond ja ennekõike selle avatud ja poolavatud kooslused on kimalaste poolest Tallinna kõige liigirikkam elupaik. Siin esineb valdav enamus Tallinnas kohatud liikidest ja esinevad nii metsaliigid kui avamaastikuliigid. Päevalibrikate poolest jällegi kuulub top 3 sekka. On üks olulisemaid elupaiku, kus siis elab lisaks ka võrdlemisi haruldasi liike, sealhulgas ka indikaatorliike, mis inditseerivad koosluste head seisundit. Ka haudelindude poolest saab öelda, et tegemist on mitmekesise paigaga ja suure pehitsustihedusega alaga, mida Tallinnas väga palju teisi ei leidu. Suur- ja väikeulukite poolest samuti praegu liikumiskoridorid veel toimivad ja siin on enamik siin piirkonna suurulukeid esindatud, samuti ka on päris rikkalikult väikeulukeid. Lisaks kulgeb alast läbi Põhja-Eesti klint ja kogu see Astangu Mäeküla looduskompleks on linnale ülioluliste loodushüvede tuumala, kus inimesed saavad siis looduses viibida ja saada erinevaid loodushüvesid, mida linnaloodus neile pakub. Lisaks on siin ka rikkalik ajalooline kihistus. Siin leidub pärandkultuuri objekte, militaarobjekte ja nii edasi. Kui rääkida kaitserežiimist, siis kohaliku omavalitsuse tasandi kaitsealal on võimalik vaid piiranguvööndi režiim, mis on vöönditest leebeim. Majandustegevus on lubatud, aga arvestama peab teatud looduskaitseseadusest tulenevaid kitsendusi. Ja üldjuhul piiranguvööndi režiim tähendab seda, et maa sihtotstarbelist kasutamist see kaitsekord ei piira. Et oluline on lihtsalt igakordselt hinnata tegevuste vastavust kaitseala kaitse eesmärgile või eesmärkidele.
seni on siis menetlus käinud vastavalt nii nagu looduskaitseseadus ja Tallinna enda vastav määrus sätestavad, et on tehtud kaitse alla võtmise ettepanek, millele on valminud põhjendatuse ekspertiis. Kaitse alla võtmise menetluse algatamine on toimunud tänavu juunikuus. Avalik väljapanek kestis meil 6 nädalat, mille jooksul said kõik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Paraku keerulisemate juhtumite korral või keerulisemate kaitsealade moodustamise korral need nii looduskaitseseadusega kui ka meie enda linna määrusega ette nähtud tärminid ja ajad on väga sellised keerulised, et nende 2 või 4 nädala jooksul on keeruline kõiki vastuväiteid põhjalikult menetleda, aga see tähendab ka seda, et avaliku arutelu toimumine ei ole selline eelfiniš ega finiš, vaid et nii nagu analoogselt toimub see ka Riigi Keskkonnaametis kaitsealade menetlemise käigus, nii ka siin tegelikult tuleb meil mõnedes kohtades veel täpsustada nii kaitse-eeskirja kui ka välispiiri kulgemist. Kui nüüd pärast avaliku arutelu toimumist muutuvad põhiseisukohad, näiteks toimuvad välispiiri muudatused suures mahus, et siis toimub uus avalik väljapanek. Ja kõige lõpuks, kui ka see potentsiaalne teine avalik väljapanek on toimunud, siis võtab loodusobjekti kohaliku kaitse alla linnavolikogu oma määrusega. Avaliku väljapaneku perioodil laekus meile ettepanekuid ja vastuväiteid 18 isikult. Ja esialgu ma käsitleks mõningaid selliseid levinumaid vastuväiteid, mis sageli kordusid ja mis ilmselt tuleks selguse huvides üheskoos siis läbi käia. Esiteks, tihti oli etteheide linnale see, et kaitseala moodustamine on Haabersti linnaosa üldplaneeringuga vastuolus, aga üks ja oli ka toodud mitmeid argumente selle toetuseks, aga samas üks argument, mis puudutab rohevõrgustiku arengualasid, see tihtilugu ei figureerinud nendes vastuväidetes. Nimelt kogu see kõnealune piirkond, kuhu praegu siis Astangumäe küla kaitseala menetlemine, kus see praegu käib, on tegelikult kehtiva Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt rohevõrgustiku arenguala. Mis tähendab, et siin on prioriteediks loodusväärtuste säilitamine, tuleb tagada toimiv rohevõrgustiku sidusus ümbritsevate rohestruktuuridega ja lisaks on ka üldplaneeringu seletuskirjas selgelt öeldud, et see, kas mingi kinnistu rohevõrgustiku arengualal jääb täielikult või osaliselt rohealaks, see selgub keskkonnauuringute tulemusel. Nii et siin rõhutakse, et kas jääb täielikult või osaliselt rohealaks. Siis teiseks tekitas, tundub segadust see, et ja kindlasti ka meelehärmi see, et riik menetles seda riiklikku looduskaitseala 8 aastat ja
pärast seda siis otsustas ühe väikse osa sellest siis riikliku kaitse alla võtta püsielupaigana. Et paljudele tundus, et riik on juba seda kaitseala moodustamist siia piirkonda kaalunud, teinud otsuse püsielupaiga kasuks ja seepärast ei ole ka kohaliku kaitseala moodustamine siin piirkonnas enam põhjendatud. Aga tegelikkuses riik vaatas kaitseala moodustamist enda mätta otsast, enda siis endale vajalikke argumente kaaludes ja tõsiasi on see, et kohaliku kaitseala moodustamist riik ju selle aja jooksul kordagi ei kaalunud. Et esmakordselt selle kohaliku kaitseala moodustamise põhjendatust analüüsiti alles möödunud aastal, kui me vastava töö tellisime. Teiseks on oluline märkida, et riikliku looduskaitseala või püsielupaiga põhjendatuse analüüsi tulemused pole argumendiks selleks, et põhjendada kohaliku kaitseala moodustamise ebavajalikkust. Need on täiesti kaks erinevat asja. Lisaks väga oluline argument on ka siin see, et kui vaadata seda püsielupaika, et mis on selle püsielupaiga kaitseala võtmise määruse pealkiri, siis see on Astangu kaitsealuste taimede ja nahkhiirte kaitseks, esimese ja teise kaitsekategooria taimeliikide kaitseks, pruunraunjalg, roheraunjalg, püstkivirik. Ja püsielupaik tähendabki seda, et sellel alal kaitseb riik erinevate meetoditega ainult neid liike, kes on seal määruses nimetatud. Kõik muud jäävad tegelikult vaatluse alt välja. Need jäävad välja ka kaitsekorraldusliku tegevuse alt, kui just juhuslikult kaks kärbest ühe hoobiga ei saa, et juhuslikult muud loodusväärtused saavad ka tänu näiteks roherauniala kaitsetegevusele siis paremasse seisundisse. Nii et oluline jah see, et kui selles püsielupaigast on ka muud väärtuslikud looduskooslused, siis püsielupaik neid automaatselt ei kaitse. Siis jah, et eespool juba natukene mainisin seda, et kas linn üritab siis riigi asemel siin liigikaitset korraldada, et kindlasti mitte. Kinnitan üle, et Astangu-Mäeküla kaitseala moodustamise aluseks on ikka looduskaitseseaduses vastavad sätted, mis räägivad sellest, millised need võimalikud objektid võivad olla kohalikul kaitsealal, mida kaitse alla kohalik omavalitsus saab võtta. Näiteks nagu väärtuslikud looduskooslused ja liikidest ei saa kuidagi üle ega ümber, sest liigid on need, mis aitavad sisustada väärtusliku looduskoosluse sellist väärtuslikkust. Liigid on lahutamatu komponent ja indikaator väärtuslikele looduskooslustele, aga kuna see on sedavõrd palju segadust toonud, et siis kindlasti kaitse-eeskirja seletuskirjas tuleb siis märksa põhjalikumalt seda veel lahti kirjutada. Siis veel üks sagedamini esinenud vastuväide oli see, et jäätmete, näiteks toodi jäätmete äravedu ja ohtlikud ehitised, et jäätmete äraveo ja ohtlike ehitiste ohutuks muutumine ja selle kulud jäävad endiselt maaomaniku kanda.
aga tegelikkuses see ei pruugi nii olla, sest mõlemad tegevused on potentsiaalselt kaitsekorralduslikud tegevused ja kust, mida tehakse ja kes teeb ja millal teeb, see kõik pannakse paika ühiselt kaitsekorralduskava koostamise käigus ja kaitsekorralduskava siis koostatakse ühiselt koos kõikide huvirühmadega, sealhulgas ka siis kinnistute omanikega. Nii et jah, et üldiselt kaitsealade puhul on kombeks see, et selliseid suuremahulisi töid koordineerib siis kaitseala valitseja ise ja tihtilugu ta ka pigem ootab maaomanikult seda, et maaomanik annab lihtsalt nõusoleku ja teeb selle töö ise ära, kui see on hädavajalik. Nii, et need on sellised sagedamini kordunud teemad või vastuväited, mis siis esinesid päris mitmetes kirjades. Nii, aga läheks siis konkreetsemalt edasi, et alustaks Maa-ametist, kellel on selles piirkonnas päris palju maid ja Maa-amet teatas meile, et nad ei esita vastuväiteid kaitseala moodustamiseks katastriüksustel, mis on määratud üldplaneeringu järgi kas rohealadeks või rohevõrgustiku arengualadeks. Ehk et me tõlgendame seda nii, et Maa-amet Astangu-Mäeküla kaitsealal ei näe takistusi kohaliku kaitseala moodustamiseks. Küll aga oleme siin vahepeal märganud, et seal piirkonnas on Lauka tänav 1 kinnistu, mis on reformimata riigimaa ja mille kohta linn on teinud ettepaneku see munitsipaalomandisse taodelda. Et siis me tegime Maa-ametile täiendava ettepaneku, et me võtaks selle Lauka tänav 1 ka kohaliku kaitse alla, kuivõrd arvestades ka kõiki neid kitsendusi, mis tulenevad sealt läbivoolavast Järveotsa ojast, et siis kogu see kinnistu lisaks sellele, et ta on Nõmme üldplaneeringu järgi roheala, on ta ka erinevate piirangutega kaetud. Siis Riigi Keskkonnaamet tegi meile mitmeid normitehnikat puudutavaid ettepanekuid, et me korrigeeriks, et me täpsustaks sõnastusi nii kaitse-eeskirjas kui ka seletuskirjas, et oleks nende jaoks siis paremini vastavuses looduskaitseseaduse sätete ja mõtetega. Lisaks tegi Riigi Keskkonnaamet meile ettepaneku ka kaaluda riikliku Astangu püsielupaiga või vähemalt selle sihtkaitsevööndi väljaarvamist Astangu-Mäeküla kaitsealast. Aga nagu ma eelnevalt ka selgitasin, siis kuna need kaks kaitseala vormi on sedavõrd erinevad, neil on erinevad kaitse-eesmärgid, erinevad kaitsekorralduslikud eesmärgid, siis meie seda ettepanekut ei toeta. Siis Eesti Omanike Keskliit kirjutas ja andis teada, et kohaliku kaitseala võtmisega võivad kaasneda omandiõiguse piirangud, mis tuleb maaomanikele ka hüvitada. Ja tõesti me mööname, et teatud juhtudel võib omandiõiguse riive tekkida, aga seda me siis vaatame
juhtumipõhiselt ja kaalub siis linn kinnistuomaniku ja looduskaitselist avalikku huvi ja seejärel siis teeme kaalutud otsuse. Siia juurde võib-olla tasub siis ära mainida ka seda, et kuna mingil põhjusel kohaliku kaitse alla võetud maadelt ei saa maaomanikud maamaksu soodustust, siis Tallinna linn on praegu ette valmistamas ettepanekut Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, et see ilmselt siis ilmne viga ikkagi õigusaktidest siis likvideerida, nii et ka kohaliku kaitse all olevatelt maadelt on võimalik piiranguvööndi soodustust, piiranguvööndi all olevatel maadelt siis seda maamaksu soodustust saada. Ma ei oska hinnata, kui kiiresti selle muudatuse sisseviimine riigil võiks aega võtta, aga me kindlasti toetame seda. Siis edasi juba natukene konkreetsemate ettepanekute juurde. Siis üks eraisik küsis meilt, et kas Tähetorni tänava piirkonnas on metsloomadele jäetud piisav ja nende liikumisteid arvestades sobiv rohekoridor. Meie leiame, et on piisav või tähendab, et on metsloomadele siis minimaalse piisava laiusega. Üks on kitsam, teine laiem, et see liikumine praegu toimub edasi ja selleks, et liikumist hõlbustada vähemalt väikeloomadele, siis Tähetorni tänava all juba on mitmeid tunneleid neile rajatud, aga samamoodi oleks vaja tunneleid ka rajada olemasoleva Hiiu Astangu kergliiklustee alla, et seda sidusust veelgi parandada. Siis kinnistu omanik Tähetorni tänav 90 tegi meile ettepaneku arvata kaitseala koosseisu enda kinnistu ja ühtlasi ka kinnistute siis Tähetorni 90 ja Tähetorni tänava vaheline ala. Ehk siis jutt käib sellest alast siin, et see piiri ettepanek oleks siis, et piir kulgeks skemaatiliselt Tähetorni tänava äärest. Me hetkel vastasime, et see ettepanek võib tõesti olla põhjendatud ja me võtame seda edasises menetluses arvesse. Nüüd ma hakkan liikuma siis neid ettepanekuid käsitledes ringi ratast, et alustan siis siit alt nurgast, kus on siis Tähetorni tänav ja siis liigun lääne poole põhja ja siis lõpetame Rehe tänava kandis ja Lauka tänava juures tagasi. Siis advokaadibüroo Pohla ja Hallmägi tegi meile oma klientide nimel ettepaneku keelduda teatud kinnistute kohaliku kaitse alla võtmisest. Tegemist on siis Tähetorni tänav 90B kinnistuga, Tähetorni tänav 96 kinnistu, Veerme tänav 1 kinnistu, Mäeküla tänav 15 kinnistu, Mäeküla tänav 17 kinnistu, Moonalao 22 kinnistu ja Rehelepa 19 kinnistu. Lihtsalt veel kommentaariks, et see mummuline ala on siis geoportaalist väljavõte, kus siis praegu algatamisjärgne Astangu-Mäeküla kaitseala see kiht on, et sellepärast on mummuline. Antud juhul siis me
veel ei võtnud lõplikku seisukohta esitatud vastuväidetele ettepanekutele ja selleks, et täpsustada kaitseala välispiiri kulgemist ja ka pooleliolevate detailplaneeringutega seotud küsimusi, siis teeme ettepaneku nende arutamiseks koos siis suuremas rühmas, kus on siis kohal nii Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kui ka Tallinna Linnaplaneerimisameti esindajad. Sest paratamatult need asjad tuleb üheskoos otsustada, et ei tekiks mitmeti mõistetavust. Ja need võimalikud kohtumised võiksid hakata aset leidma septembri teisest poolest alates. Seejärel liigun Astangu Mäeküla kaitseala loode ossa. Siin üleval on Astangu tänav ja meile siis esitas ettepaneku OÜ Mixto Real Estate, kellel on kinnistu Tagala 7-9, mis asub siin. Ja maaomaniku ettepanek oli muuta seda kaitseala välispiiri selliselt, et lähtuks alal kehtivast Astangu tänav 2B detailplaneeringust. Aga jällegi siinkohal lõplikku seisukohta veel ei võtnud vastuväidetele ja ettepanekutele. Ja selleks, et täpsustada nii välispiiri kulgemist kui ka hoonestusvõimalusi siin piirkonnas, siis jällegi oleks vaja suurema laua taga kokku saada ja arutada. Et sellest kinnistust siis senise plaani järgi põhjaosa jääks kohaliku kaitseala koosseisu ja lõunaosa mitte. Siis sealsamas piirkonnas naaberkinnistu on Moonalao 13. Ja meile tuli ettepanek siis kinnistu omanikult aktsiaseltsilt ehitusfirma Rand ja Tuulberg. Ettepanek koosnes 3 osast, et esiteks jätta kaitseala üldse moodustamata või siis jätta kaitsealast välja kõik välja arvatud alumine serv, mis on ühtlasi ka riikliku püsielupaiga territooriumil, või siis jätta kaitsealast välja Moonalao 13 kinnistu põhjaosa ja lõunaosa. Et praegu on näha, et kinnistust on välja jäetud praeguse seisuga siis põhjaosa või loodenurk. Me arvestasime siin maaomanikule vastates, et kuna Moonalao tänav 13 kinnistu on sihtotstarbeta maa ja siin ei ole detailplaneeringut kehtestatud, siis leidsime, et on võimalik kinnistut kasutada vastavalt senisele sihtotstarbele ja otsustasime ettepanekuid ja vastuväiteid mitte arvesse võtta. Kas te saate, saab praegu küsimusi esitada või hiljem? Hiljem. Palun hiljem. Muidugi selles suhtes. Teeme nii niimoodi, et lõpetame ja siis. Ja mina olen Moonalao 13 kinnistu omaniku esindaja, et tahaks nagu siin päris palju nagu teiega arutleda. Jah, pärast. Teeme nii, kui lõpetame. Ei, seda küll, ma lihtsalt küsingi. Ja, aitäh. Siis siinsamas Moonalao 13 naaberkinnistu on Paldiski maantee 233A.
kus siis omanikud teatasid meile, et on vastu kaitseala moodustamisele sellel kinnistul. Me ettepanekut see kaitsealast välja jätta ei arvestanud ja leidsime, et kuivõrd Paldiski maantee 233A kinnistu sihtotstarve on üldkasutatav maa, siis kaitseala moodustamine kinnistu sihtotstarbekohast kasutamist ei takista. Sama kinnistu puhul tuli ka teine siis juba küsimus, et milline on kaitseala valitseja ja kaitsealale jääva kinnistu omaniku rollijaotus pärast kaitseala moodustamist. Ja siinkohal siis saab jälle öelda, et pärast kaitseala moodustamist on järgmine loogiline samm on kaitsekorralduskava koostamine ja selle käigus siis pannakse paika järgnevad vajalikud tegevused, kes neid tegevusi teeb, millal teeb ja kõigi eelduste kohaselt tegelikult hakkabki kõik see kaitse korraldamine kaitsealal toimuma keskselt kaitseala valitseja poolt ja siis et see on see, mis aitab tagada nende väärtuste säilimise ja seisundi paranemise. Siis eelnevast natukene kagupoole on Kadaka tee 108 kinnistu. Kinnistu omanik esitas samuti vastuväited või etteheited ka avaliku väljapaneku korraldamise kohta ja kinnistu kaitsealasse arvamise kohta. Leidsime siiski, et avaliku väljapaneku korraldamisel oleme arvestanud ka suvise puhkuste ajaga, mistap oli ka see avalik väljapanek kauem kui see tavapärane on ja kestis kauem. Ja kuivõrd kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa, siis leiame, et kaitseala moodustamine sellel kinnistul sihtotstarbe kohast kasutamist ei takista. Siis eelnevast natuke maad ida poole on Astangu tänav 30B kinnistu, millest siis lõunaosa on algatamise korralduse kohaselt siis peaks jääma kaitseala koosseisu ja advokaadibüroolt Rask tuli siis ettepanek maaomaniku nimel, et kaitseala moodustamise menetlus tuleks selle kinnistu osas lõpetada. Kaalusime seda ettepanekut, aga kuivõrd kinnistu sihtotstarve on maatulundusmaa, siis ei takista, kaitseala moodustamine ei takista kinnistu sihtotstarbe kohast kasutamist, mida siin on ka tehtud. Siin on mõned aastad tagasi metsamajandusega tegeletud ehk siis lageraiet. Ja kuivõrd siin oli ka küsimus, et kust kohas välispiir peaks kulgema või et kas üldse selle kinnistu osalinegi kaitsealasse arvamine on põhjendatud, siis tutvusime uuesti nende erinevate ekspertiiside ja uuringutega ja pigem tekkis tunne, et pigem oleks põhjendatud siin kaitseala välispiiri hoopis põhja poole viia, ehk siis hõlmata kinnistu kaitsealaga suuremas mahus. Aga me praegu kaalume, kas tellime täiendava hinnangu mõnelt eksperdilt
sellele siis kinnituse saamiseks. Seejärel jõuame naaberkinnistule Kadaka tee 90C ja advokaadibüroo TGS Baltic aktsiaselts andis meile edasi siis kinnistuomaniku seisukohad. Seisukoht on arvata kinnistu kavandatavast kaitsealast välja või alternatiivselt näha ette, et avalik võim peab maaomanikule hüvitama Kadaka tee 90C kinnistu väärtuse languse. Kaalusime ettepanekuid ja leidsime, et kuivõrd Kadaka tee 90C kinnistu sihtotstarve on sihtotstarbeta maa, siis ei takista kaitseala moodustamisest tulenevad avalik-õiguslikud kitsendused selle kinnisasja kasutamist vastavalt senisele sihtotstarbele ja seepärast me ei pidanud põhjendatuks väidet, et kaitseala moodustamine vähendab kinnistu väärtust. Seepärast jätsime ettepanekud ja vastuväited arvestamata. Siis naaberkinnistu, sellele on Kadaka tee 92. Ja advokaadibüroo TGS Baltic aktsiaselts esitas meile maaomaniku nimel siis oma ettepanekud ja vastuväited, milleks esiteks on, et arvata see kinnistu kaitsealast välja või alternatiivselt, et riik või Tallinna linn peaks maaomanikult omandama tervikuna mitmed kinnistud, mis jäävad siis osaliselt või täielikult püsielupaiga territooriumile. Antud juhul leidsime, et lõplikku seisukohta veel anda ei saa esitatud vastuväidetele ja ettepanekutele. Oleks vaja üheskoos laiemas ringis täpsustada kaitseala välispiiri kulgemist, sealhulgas ka menetluses oleval detailplaneeringu alal ja teeme siis ettepaneku siis kohtumiseks. Liikudes edasi natukene lõuna poole, oleme jõudnud juba Rehe tänava äärde. Siit läheb siis kiivalt nagu kergliiklustee ja Rehe põik 4. Rehe põik 4 kinnistu paikneb siin. Kinnistul on suur U-kujuline tiik ja kinnistu omanik tegi ettepaneku siis kinnistut ka osaliselt mitte kaitse alla võtta. Aga antud kohas jällegi leidsime, et oleks vaja laiemas ringis arutada seda teemat ja teeme siis maaomanikule ettepaneku kohtumiseks Keskkonna- ja Kommunaalameti ja Linnaplaneerimisameti esindajatega. Siinsamas läheduses natukene lääne poole on Kadaka tee 197 kinnistu, mis paikneb siin. Ja kinnistu üks omanikest tegi meile ettepaneku hoonestamise osas, et hoonestada see põhjapoolne või kirdepoolne osa. Aga jällegi siin on vaja kindlasti Linnaplaneerimisameti esindajate pädevust ja juures viibimist, nii et see on jälle koht, kus esialgu jätame asja lahtiseks ja soovime kohtuda, et täpsemalt siis arutada. Siis siit piirkonnast natukene loode poole
on Kadaka tee 96A kinnistu, mis on poolenisti või osaliselt klindi all ja osaliselt klindi peal. Ja kinnistu omanikud ei pea õigeks selle katastriüksuse kaitseala koosseisu hõlmamist ja antud juhul oli ka küsimus selles, et justkui tekib siin topeltkaitse. Et siinkohal jällegi tuleb rõhutada, et riiklikus püsielupaigas kaitstakse vaid neid liike, kes on vastavas kaitseala võtmise määruses nimetatud, aga kõik muud loodusväärtused, väärtuslikud looduskooslused alal, need tuleb siis, selle jaoks on kõige õigem viis kaitseala, kohaliku kaitseala koosseisus seda teha. Ja seepärast leidsime, et kohaliku tasandi kaitseala moodustamine on vajalik ka riikliku püsielupaiga territooriumil ja seepärast jätsime ka ettepaneku see kinnistu kaitsealast, kohalikust kaitsealast välja arvata, arvestamata. Siis liikudes edasi natuke lõuna poole on mitmed kinnistud, üks jääb ka tegelikult kaardilt välja, Astangu tänav 60A, mis jääb Kirdesse kõrgepingeliinide, endiste liinide lähedale. Ja nende kinnistute Astangu tänav 60A, Kadaka tee 98 ja Kadaka tee 98B ja Lauka tänav 15. Kinnistute omanik on teinud läbi Ristal Keba partnerid advokaadibüroo ettepaneku need kinnistud kaitse alt välja jätta. Kaalusime ettepanekut, kuivõrd Astangu tänav 60A ja Kadaka tee 98 ja 90B kinnistute sihtotstarve on maatulundusmaa ja nagu ka tegelikult pildilt on näha, siis metsamajandamist on siin juba tehtud. Et siis kaitseala moodustamine ei sea olulisi piiranguid maatulundusmaal sihtotstarbeliste tegevuste elluviimiseks. Ja mis puudutab Lauka tänav 15 kinnistut siin allnurgas, siis selles osas leidsime, et alal kehtib detailplaneering ja Lauka tänav 15 kinnistu lõunaosas on ette nähtud hoonestusvõimalus ja kuivõrd see on kaitseala piirist välja jäänud, siis ei ole põhjendatud selle kinnistu osaline kaitse alt väljaarvamine. Seega need ettepanekud ja vastuväited jätsime arvestamata. Siis sellega peaksid olema need 18 ettepanekut põgusalt läbi käidud. Mis on edasised sammud? Esiteks teatud piirkondades teatud kinnistute puhul siis toimuvad septembri teises pooles ja oktoobris kohtumised Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ja Tallinna Linnaplaneerimisametiga, et arutada täpsemalt nii välispiiri küsimusi kui ka erinevate pooleli olevate protsesside või menetluste, on see siis detailplaneering või ehitusluba, nendega seotud küsimusi. Kui pärast neid kohtumisi selgub, et on põhjendatud, on tekkinud vajadus näiteks välispiiri oluliselt muuta või on mingid muud põhiseisukohad oluliselt muutunud,
siis tuleb vajadusel ka täiendav avalik väljapanek. Ja kui ka see on edukalt tehtud, siis Tallinna linnavalitsus esitab kaitse-eeskirja määruse eelnõu Tallinna linnavolikogule ja kohaliku kaitseala moodustab meil Tallinna linnavolikogu. Ajalisi selliseid tärmineid selle kohta praegu panema ei hakka, et see selgub praegu siis jooksvalt. Nii, aga minu poolt ülevaate osas praegu kõik. Nüüd võib küsida, jah? jah, teeme esialgu aplausi ka. Aitäh! Aga meiega nüüd liitunud ka Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja Arvo Käärknot, kes on ka, ütleks nii, selle teemaga kursis, no, ja tema saab ka nendele küsimustele vastata. Aga teeme nii, no, et kõik korraga ei küsi. Et alustame, teil oli kõige Ja ma tahtsin küsida, ma olen juba püsti ka. Ma tahtsin küsida, et osad ettepanekud läksid nii-öelda veel kohtumise vooru, osad ettepanekute kohta te ütlesite, et me otsustasime, ei võta neid vastu. Kes need olid? Kas teie üksi või kellega koos te neid otsustasite ettepanekuid mitte vastu võtta? Ütleme oma nimed ka või vähemalt, me teame, kellega on see. Jah, Hinno, Rainer. Keda te esindate? Esindan Favorte osaühingut. Favorte. Et Valdmani allkirja. et need ettepanekud saatsime, Kuulame palun. kuulame, jah. need ettepanekud otsustas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja saatsime vastused välja ametijuhataja allkirjaga. Tänan. Jah, Peet. Tohib Raivo Randul. Ma palun siit täpsustada nimeliselt, kes see komisjon teil oli, eks? Ma ka väga huvitav, sest teie kogu aeg räägiti meie, aga kes teil need otsustajad olid? Nimeliselt paluks. Seda on nüüd keeruline öelda, et mina, Meelis Uustal, siis Vaikus. Otsustas Ain Valdmani. et siin on küsimus, et kust kohast, et kellelt tulid need vastused, et vastused tulid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt. Meie on Keskkonna- ja Kommunaalamet. Kes on meie nimelised, kes on meie? Pugege ameti taha. Mis amet, kes on need ametid? et tegemist on ameti seisukohaga, mitte siis erinevate ametnike enda seisukohtadega. Kes need ametite nimed on, tahaks teada? Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja allkirjaga läksid vastused välja. Ainult üks inimene otsustab, tema meie või? Kes ülejäänud on, teie või? Tegemist oli ameti seisukohaga. Mis tähendab amet? Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Täpsustav küsimus, kas ekspert Lauri Klein, kes täna töötab Keskkonna- ja Kommunaalametis, taandas ennast sellest otsustamist? Ta ei pidanud ka mitte taandama, sest ta ei ole selle otsuste juures kuidagi mingil viisil viibinud. See ei ole tema ametikoha järgne tööülesanne. Aga me ei tea. Tema ei, mis see tähendab meie? Seletad ära, mis on meie? Me kõik tahame teada, mis on meie. Võtke Seda- mulle ette ja on kirjas ja on kirjas. räägib, las ta vastab konkreetselt. Las te vastate, mis te keerutate? Sellele- Kolm inimest küsivad, kes on meie, te ei suuda vastata, kes on meie. Tegemist on kollektiivse otsusega, Kes on meie? mis väljendub ametijuhataja allkirjaga vastuses. Au, las ta rääkida. Saime küsimusest aru. Ma jõudsin juba vastata, et tegemist on ameti vastusega, ametliku vastusega. See ei ole üksiku ühe või teise spetsialisti isiklik seisukoht, vaid tegemist on ameti seisukohaga. Ma vabandan, ma täpsustan seda küsimust, et koduliidus olen mina Favorte Tähetooni arendus- ja Tähetooni tehnopartei. Et ma eeldan, et see seisukoht formuleerub mingite ametisiseste diskussioonide koosolekute tulemusena. Kes siis need isikud on,
käigus selle seisukohani jõudsite ja te hetk tagasi ühe isiku välistasite, ütlesite, et Lauri Klein, kes on ka teie ametnik, teenistuja, tema ei osalenud. Noh, soovitati võtta kodulehelt välja ametnike loetelu, öeldi, et sealt saate aru, kes on meie. No nüüd ma saan aru, et see meie on vähemalt -1. Lauri Klein ei ole meie, tema on kuskil mujal, keegi teine. Et kes siis veel see meie hulgas ei ole, kui te ei oska öelda, kes seal on, äkki te siis välistate, kes ei ole, siis me tõesti lähme teeme kodulehe lahti ja vaatame, kes alles jäid. Et on nimeliselt, ma saan aru, kirja allkirjastas härra Valdman, kirja koostajaks olite märgitud teie. See on juba meie. Kas lisaks teile ja härra Valdmanil oli keegi veel, kes otsustusprotsessis osales, andis aruteludes või olitegi teie kahekesi? Diskussioone oli, aga amet annab oma seisukoha ühtselt. Ma saan aru, et kes diskussioonides osalesid. Ma saan aru, et see on ameti seisukoht, mis formuleerub mingite ametisiseste arutelude tulemusena. Aga kuna hetkel on siin muulgas härra Kleini sellisest kahestumisest tingitud teatud kahtlused selle arutelu läbipaistvuse objektiivsuse huvides, siis oleks huvitav aru saada isikute tasandil, kes need ametnikud olid, kelle diskussiooni, kelle sisendi põhjal ametlik seisukoht formuleerus. See ei ole ju nii keeruline küsimus, ma eeldan, et see on ju, te ütlesite 18 ettepanekut, pikad põhjalikud arutelud, terve suve olete töötanud nendega, valmistunud, ilusa slaidishow meile ette kandnud. Noh, järelikult ju keegi kolleeg oli, kellega te kohvinurgas arutasite, et noh, olete nii kena, äkki avaldate need nimed, ega siis midagi raketiteadust ei ole. Jah, proua, ma tänan veel kord teie suurepäraste mõtete eest, aga selle avaliku arutelu mõte ongi esitada küsimusi, saada vastuseid, et mina ei ole saanud mitte ühtegi vastust, ma olen lihtsalt näinud mingit arusaamatut slaidishow'd, mida oleks võinud jagada meili teel ja kõigi meie aja kokku hoida, selleks ei ole vaja siin kokku saada, et kuulata teie monoloogi ja vaadata neid pilte. Nii et palun vastake sellele küsimusele, mis ilmselgelt pakub päris suurele osale siivipeadest huvi. Nimeliselt seekord siis. Kui ei oska vastata, mida vastus? Ma vastan endiselt seda, et vastused lähevad välja ameti seisukohana ja selle on allkirjastanud ametijuhataja. See on ameti seisukoht. Kas on veel küsimusi? Siin ei ole mõtet enam midagi küsida. Ei oska vastata. Siin ei tule ühtegi vastust. Jah, küsimus ongi sellest, et kui meil näiteks Haabersti linnusvalitsus midagi otsustab, siis minu allkirjaga see otsus läheb. Et kes otsustas nimeliselt, ma arvan, et see ei ole väga oluline. Aga on veel küsimusi, jah? Mõned nagu üldised küsimused, et no üks asi on nüüd puhtkorralduslik, et te saadate vastuse ettepanekutele ja vastuväidetele vähem kui 24 tundi enne avalikku arutelu. Kas teil häbi ei ole? See ei ole ju normaalne protsess, see ei ole normaalne menetlus. Meie eeldame, et kui tuleb teie poolt vastuväide või mingisugune nii-öelda vastuettepanek, siis on normaalne, et teisele poolele antakse mingi normaalne mõistlik aeg sellega sisuliselt tegelemiseks ja võib-olla täiendavateks konsultatsioonideks, juriidilisteks, võib-olla ka mingiteks loodusega seonduvateks, et miks te, ütleme, teades, et te kirjutasite kõigepealt, kui oli see vastuse tähtaeg, kirjutasite nagu üldise kirja nähtavasti kõigile, et seoses suure selle ettepanekute ja vastuväidete mahuga pikendate nagu seda vastust. Ja nüüd see tuli 24 tundi, vähem kui 24 tundi enne seda. Miks te ei pikendanud sellises olukorras või lükanud seda avalikku arutelu edasi, et anda teisele poolele aega mõistlikult valmistuda? Jah, me oleme lähtunud nende avaliku väljapaneku tärminite puhul esiteks looduskaitseseadusest, mis ütleb, et avalik väljapanek peab kestma 4 nädalat ja vabandust, kuidas see oli, et pärast tähendab, et avalik arutelu, et 2 nädala jooksul pärast, tähendab, looduskaitseseaduses oli vist, et 4 nädala jooksul
tuleb vastata nendele ettepanekutele ja vastuväidetele, aga linna enda määrus on selle tõmmanud 2 nädala peale, mis tähendab seda, et noh, tegelikult praeguses kontekstis kindlasti ei ole see, on selge, et 2 nädalat on ebapiisav ja teatud juhtudel ka 4 nädalat on ebapiisav selleks, et saaks nii-öelda konsulteerida ja teatud kohtades siis ka nii-öelda selliseid põhjalikke seisukohti või tähendab põhjalikke vastuseid anda. Et sel põhjusel, nagu ma siin ka ettekandes välja tõin, mitmetel juhtudel konsultatsioonid jätkuvad ja see on jah, paraku selline olukord lihtsalt. No see on igal juhul väga ebanormaalne, et sellises, ütleme nii, et kui teie nagu võtate endale õiguse võtta aega, aga teisele poolele nagu sisuliselt ei jäta seda aega. Aga ma nagu lähen edasi Moonalaw 13 nagu temaatikaga, et te saatsite 24 tundi, vähem kui 24 tundi meile vastuse, mis on täiesti mittesisuline. Toon näite, et te olete seal viidanud, et meie poolt teile esitatud eksperthinnang, kus siis meie poolt nii-öelda tellitud ekspert tegeles 6-hektarilise kinnistuga sama palju aega, kui teie poolt tellitud põhjuslikkuse ekspert tegeles 180 hektariga, siis te vastuseks selle meie eksperdi hinnangule kirjutasite, et esineb faktivigu, mistõttu te nagu selle ekspertiisiga ei arvesta. Et ei ole välja toodud teie poolt, milliseid faktivigu, kui on nii konkreetsed viited, siis mingi üldine kiri, et faktivead, seetõttu me ei arvesta kõike teie ettepanekutega, ei arvesta. Suhteliselt tundub nagu selline teerulliga ülesõitmine, et see ei ole nagu selline normaalne asjaajamine. Kui on faktid, palun tooge välja, et tahaks neid fakte näha. Ma ei tea, kas te oskate äkki praegu siin öelda need Moonalaw 13 faktivead, mis siis nii-öelda meie ekspert justkui nagu on teinud. Ekspert on Nikolai Laanetu ja siis loodushoiuühing Lutra, et tuntud, suhteliselt Eestis nagu tuntud tegelane. Kui te leiate, et meie saadetud kiri ei ole piisavalt täpne, meie vastused, siis palun esitage uuesti kirjalikult ja me püüame siis veel detailsemalt vastata teie poolt siis toodud küsimustele. Me esitasime, no ei anna ju aega, noh. Ei no praegu on selge ju, et aega on vähemalt septembri lõpuni või isegi rohkem, et kui on tunne, et on vaja veel täpsustada, siis kindlasti võib veel kirjalikult täpsustada. Ma ei saa sellest aru, et kui meie oleme teile esitanud üle 100 lehekülje erinevaid ekspertarvamisi ja selgitusi ja põhjendusi, ja teie vastate ühe A4-ga, et lihtsalt niisuguste üldiste loosunglausetega ja lõppkokkuvõte on see, et ei arvesta meie ettepanekutega. Noh, see on nagu teerulliga ülesõitmise stiil, et viitate faktivigadele, kui te viitate faktivigadele, siis tuleb need kohe välja tuua, see on elementaarne selline, et miks ma pean tegema teile uue kirja, et te tooksite välja need faktivead, millele te olete viidanud. No, et tehke siis ise see, kui te praegu ei oska neid faktivigu nagu siin nii-öelda välja tuua, siis palun kirjutage meile järgmises kirjas need ja muud vead. Aga seoses sellega ma sooviks nagu minna ka selle teie poolt või linna poolt tellitud põhjuslikkuse või põhjenduse ekspertiisile, mis on siis koostatud Lauri Kleini poolt ja mille kohta me ka esitasime teile
väga põhjalikud vastuväited meie kinnistu näitel, kus ekspertiisis esinevad selged faktivead ja lausa vale info ja meie tõime nagu konkreetselt välja, milles need faktivead seisnevad. Et härra Klein on teinud selle ekspertiisi, mille alusel siis kogu see suur ettevõtmine on siis täna alustatud ja üles ehitatud, millele baseerudes on ta üles ehitatud. Tegi põhiliselt nii, et ta ju liitis kokku nende varem teostatud ekspertiiside nagu sellise info ja selle alusel siis tegi lõpuks mingid järeldused. Jah, tõepoolest ta käis koha peal 3 päeval 180 hektarit, noh. See on ju ebareaalne, eks ole, see ei ole tõsiselt võetav. Ilmselgelt ta ei jõudnud kõikidele kinnistutele, mistõttu on ka selge, et see ekspertiis on õigustühine. Ütleme, ta ei vasta tänasele olukorrale. No kuulge, kui 2009. aastal on tehtud mingi uuring ja ta viitab sellele uuringule 2022. aastal. No nii palju on seal muutunud, et ja meie kinnistu näitel me toome nagu väga detailselt välja, millised väited või siis nii-öelda faktivead esinevad selles ekspertiisis ja sellest lähtuvalt väidame, et kui need faktivead esinevad ja ütleme, ma ütlen lausa valeväited, esinevad ühel kinnistul, siis väga suure tõenäosusega esinevad ka nad teistel kinnistutel. Ma toon ühe lihtsalt nii elementaarse näite, et ja rohkem ma nagu ei too. Et meie kinnistul on üks nagu nii-öelda, meil asuvad seal moonaladude asupaigad ja asusid moonaladude varemed. Ja härra Kleini 2021. aasta ekspertiisis on siis välja toodud ühele nii-öelda varele on joonistatud ring ümber või ütleme, ta on joonistatud pärandkultuuri objektiks ja on tehtud ettepanek seal, kus on siis nii-öelda iga kinnistu kohta need ettepanekud vare säilitada. See oli 2021. aastal. See vare on lammutatud 2019. aasta sügisel meie kinnistul. Me oleme isegi seda Tallinna linnaplaneerimisameti järelevalve tegi meile ettekirjutuse, me selgitasime, meil on kirjavahetus, meil on täielik tõendusmaterjal. See näitab, et härra Klein meie kinnistule oma ekspertiisi käigus absoluutselt ei jõudnud. Ja kui ta juba, ütleme nii, et faktiviga esineb silmnähtava objektiga, no kas vare need on või ei ole, no ei ole väga keeruline tuvastada, kui on silmanägemisega kõik hästi. Et no seda varet ei ole. Aga mis me räägime siis nii-öelda nendest mittenähtavatest siis nii-öelda väärtustest, milleks on siis need, ütleme seal putukad ja mingid taimed ja loomad ja nii edasi. Et ühesõnaga, no ütleme, neid ei ole nagu nii näha, et sa lähed ja vaatad. Mis asja nälja teete? Mulle ju teid keerulisemalt, ütlen nagu keerulisemalt nähtavad selleks, et võib-olla ma ei tea, mingit rästikut näha, no ta ei ole seal igal pool ju ei ole. No tegelikult on küll, kui seal käia. Kõik selleks, jah. Ja siis, et see ongi nagu ühesõnaga see ekspertiis, selle ekspertiisi baasil, milles on nagu selged faktivead, kuidas te saate alustada sellist tõsist protsessi. Ja me tõime oma sellest kirjast nüüd välja, te ei ole absoluutselt sellega arvestanud. Tegemist on jah, me mööname, et neid varemeid seal või varesid ei ole ja et see tõesti on
faktiviga selles ekspertiisis, aga rohkem faktivigu ei ole selles ekspertiisis tuvastanud. ma arvan, et aga laske teistel ka rääkida. Ei, täiesti üle selle. ei, aga see kallid inimesed, selle dokumendi alusel on kogu see protsess püsti pandud. kui see dokument on puudulik, siis ei saa edasi minna selle dokumendiga. seal tuleb nagu teha mingi stopp ja kas teha siis uus ekspertiis, kus tõesti reaalselt ekspert käib kohal, vaatab üle, tegeleb asjaga, mitte ei kirjuta kokku ühte kombot eelneva 11 aasta jooksul tehtud nagu ekspertiisidest või uuringutest, mis on kohati täiesti aegunud. aga aitäh. No, ma arvan see, et võtame seda ettepanekut teadmiseks. ja kui on täpsemalt küsimusi, et siis vastame kirjalikult. minu nimi on siis Heina Tiit, palun jätke mu nimi meelde. Ja ma olen Nõmede seltsist ja tahan kõigepealt tänada, et te olete väga suure töö ära teinud. Aitäh Meelis, tõesti. Kas te olete lugenud mõnda paberit? Päriselt, mida te lugenud olete? Ma võin rääkida koosolekuga, me võime pärast kokku saada ja räägime teiega ära. Poliitikud nüüd jätavad oma sõnavõttu. Te olete palgatud siia rääkima. Palun kuulake. Palun, jah, no. Nii, mul oli küsimus ka. Kas toimib see küsimus? Ei, vabandust. Teie vastasite, näitasite sinu slaide ja värke, aga mitte ühegi inimese, kellega vastuväited ei läinud läbi. Kõik lükkasite raudse järjekindlusega tagasi. Võtame järjekorda. Ma ei saanud isegi oma küsimust esitada, mulle juba hakkab nii. Minu küsimus oli see, et kui me räägime piirangukaitsevööndist, siis sellel loodaval kaitsealal, kas maatulundusmaana, kas need piirkonnad on endiselt siis lageraiutavad? Kas omanik võib teha endiselt seal lageraiet? Lageraiet mitte, aga turberaie on võimalik. Mis suurusest me räägime siis raiumise korral? No see on miski, mis tegelikult tuleks kaitsekorralduskavas ühiselt kokku leppida. Okei, see on eraldi teema, seda nagu üldise nagu menetluse. Et valdavalt need maatulundusmaa kinnistud, mis kaitseala territooriumile jääksid, valdavalt on juba lageraiet seal teostatud, mõned üksikud, kus veel ei ole. Ja see on siis tehtud enne 2019-2018. Okei. Ja siis mul on üks küsimus veel härradele siin tagajas, viidates, et kas te olete mõelnud ka mingi kompensatsiooni peale, mida siis tõesti võib-olla eraomanikud võiksid saada? No esiteks seesama maamaksu soodustus, mis on üks teiseks me lähtume sihtotstarbest, mis on sihtotstarve ja mis menetlusfaasis on parasjagu seal mingid kas ehitusload või detailplaneeringud ja seal on koht, kus kindlasti esitatakse osad maaomanike poolt, siis tuleb meil hinnata, aga see hindaja on juba keegi teine, et ma ei oska konkreetselt öelda, kuidas see käib. Härra, teil oli küsimus ja teie tahtsite küsida. Ma küsisin ära mu küsimust. No jah, me ei kuulnud teie küsimust. Okei. Siin, muidugi ma karjusin vahele, ma vabandan selle eest. Aga teie, kõik need vastuväited, mis siin nüüd täna te esitasite, te kõik lükkasite raudse järjekindlusega tagasi. Isegi Tulberg, kes on kõva ehitusmees ja tema bürood ja kõik läksid nagu oleks tead vihmavett välja alatud. Mitte ühegi vastuväitele ei tulnud kas või 50% positiivset vastust. Aitäh. Ma ei tea, kas sa tahad vastata või see on pigem retooriline küsimus. Aga ei tulnud nagu mingisugust positiivset vastust, aga
keerulisem asi on see, et ei tulnud sisulist vastust. Et kui mina kirjutan, on ju 100 lehekülge põhjendusi ja väga selgeid teema arenguid ja mulle vastatakse ühe A4-ga, et noh, umbes, et see ei ole nagu normaalne selline dialoog. Anname siin samas üle, palun. Nagu nii austatud ka nii. Austatud koosolekul osalejad ja teine ameti esindajad. Vandeadvokaat Mikk Lõhmus, TKI OÜ esindaja. Kadaka siis 92. Alustame ikka nagu öeldakse, et üldse aru saada, mis siin täna toimub. Alustame vist nullist. Vaadates kogu seda menetlust, mis siin nüüd toimunud, uskumatu. Minu meelest üldse kogu see piirkond on viimase 10-15 aasta üks kõige rohkem läbi analüüsitud, läbi töötatud piirkond keskkonnaalases mõttes. Alates sellest, see piirkond on kaetud Haaversti linnaosa valitsuse üldplaneeringuga, roheteema planeeringuga. Kõik, kes on vähegi planeeringute kokku puutunud, teavad, need on põhjalikud, rõhutan, ülipõhjalikud menetlused. Sinna annab kooskõlas Keskkonnaamet, Kommunaalamet, linnaosa, rääkimata kõikidest muudest ametitest. Mis on juhtunud? Mis on juhtunud? 10 aastat menetleti riiklikku kaitseala, kehtestati siis 2021 juuni ja näe imet. 5 päeva hiljem alustati kohalikku kaitseala moodustamist. Vabandage väga. Kõigi oma lugupidamise juures, linnaametite juures, siis ma ütleks küll, et mulle isiklikult tundub, et siin mingi väike seltskond inimesi lihtsalt olles arvesse võtnud, et riik lükkas need ettepanekud tagasi, vägisi lükkab läbi kohaliku omavalitsuse oma ettepanek. Mul jääb selline mulje. Ja andke andeks, aga see ei ole hea haldustavaga kooskõlas. Et selles mõttes kuidagi need samad Klein ja kõik, mis eksperdid on olnud siin viimase 10 aasta jooksul, et nad on teinud ekspertiise, riik on üheselt öelnud, ei ole käsitlemist väärt. No vähemalt on tagasi lükanud. Ta on selles mõttes, et jah, aga veel kord ütlen, kohe jõuame ka selle punkti juurde. Ja nüüd on kõige põhilisem küsimus. Kui me räägime kohalikust kaitsealast, siis kohaliku kaitseala kõige esmasem küsimus on, kas see on kohalike elanike huvides. Nüüd, kui ma võtan konkreetselt oma kliendi, ma lihtsalt näitan teile, seal on, rõhutan veel, kogu see piirkond on Nõukogude, ta oli suletud piirkond. Uskumatu, ma ei tea, kas inimesed on seal käinud või ei ole, ta on olnud suletud militaarreostusega piirkond. Minge vaadake, nüüd käib nii palju rahvas seal jooks. Ei, võib-olla küll, aga ma ütlen veel kord, nüüd jooksmised saab teha kõik läbi selle, et inimesed, kes on ka ostnud, rõhutan veel kord, ärge segapood, need, kes on ostnud ka kinnistuid sinna, selleks on olemas keskkonnastrateegilise mõju hindamisel. Näiteks oma kliendi puhul konkreetselt näite. Ta on menetlenud oma detailplaneeringut 7 aastat, veel rohkem. Ametid on iga kord öelnud, loomulikult, üldplaneering lubab arendada. Kõik ütlevad, et ametid ütlevad, arenda. Loomulikult tehke sinna keskkonnamõju strateegiline hindamine, selle kaudu näeme ette need rohekoridorid, jooksmiseks, piirangud ja kõik, mis vaja rohelisega seoses. Aga nüüd ennäe imet, tullakse ütlema, ei, sa ei saa mitte midagi teha. Mis on need näiteks, ütleme konkreetselt, ma ei tea, kes on seal piirkondades käinud, seal on näiteks, ütleme siis militaar, seal oli ju kallid inimesed. Kas te teate, et 50 aastast on seal olnud suletud piirkond. Need samad 5-korruselised olid siin ja Nõukogude ohvitseride majad. Ehk tegelikult seal on nüüd, ütleme, väga palju militaarreostust, see on otseses mõttes, mis on betoonplokid. Nii, palun, kui me räägime, et kohalikud oleks huvitatud seal jooksmast, seal on lahtised betoonkaevud. Aga te teate, et kohalikud on käinud seal prügi koristamas aastaid. Ja, me jõuame sinna ka. Nii et kohalikud inimesed väga hästi teavad seda, mis seal on. Ja nüüd, ja näiteks seal on ka, palun sega kohale. Seal on ka nüüd, näete, see sama kaitseala seal maal, mida nüüd tahetakse kaitsele võtta. Seal on militaarangarid, mis on üsõnaga lihtsalt veel kord ütlen teile, et ma ei hakka nüüd tiitu väga palju, aga jällegi, kui me räägime ja tohi ma lõpetan ära. Ja nüüd täpselt aasta aega tagasi, jah, me saime kutse, ma rõhutan, me saime kutse kohtumisele, me tuleme loomulikult. Aga aasta aega tagasi me kohtusime juba linnavõimude, Keskkonnaameti, linnaplaneerimisametiga. Ja ma küsisin siis samamoodi, et
no vabandage väga, et minu klient teeb detailplaneeringut, ta võiks teile militaarreostusel saanud tõesti reostus ära koristada, teha sinna normaalse arenduse jooksurajad, kõik asjad. Et milleks teil saastust vaja on? Mulle öeldakse rahulikult, aga seal roomab rästik sellesama paneeli all, sellepärast on vaja võtta kõik kaitse alla. No vastus oli selline. 2 rästikut ja ma ei tea, 1 konn või mingi veel keegi teie ära. Ehk tegelikult, ma ütlen, see on kummaline ja ma veel kord vabandan. Tänu sellele, et seal oli see ala oli piiratud ja sinna ei olnud ligipääsu, tänu sellele sai seal loodus kasvada. Ei no vaadake, tohib ma nüüd lõpetan ära. Ehk mis ma tahan öelda veel kord, et kallid inimesed, selles ongi see suur, milles on see suur õiguslik probleem, et kui me vaatame nüüd haldusmenetlust, mis peab olema riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt ühtne, arusaadav kõikidele isikutele. Minu klient PKI on ka tema juhatus, omanikud on Eesti Vabariigi maksumaksjad, nad usaldavad avalikku võimu. Avalik võim on neile kinnitanud korduvalt 10 aasta jooksul. Te võite arendada, jah, seal on piirangud, Haabersti linnaosa üldplaneering lubab seda, Roheala lubab, et selles mõttes ei ole piiranguid ja loomulikult me oleme nõus arvesse võtma. Aga ei saa tekkida sellist olukorda, kus menetletakse olulisi planeeringuid, menetletakse riiklikul tasandil püsielu paika ja siis 5 päeva hiljem ei hopsti tullakse kohalikul tasandil välja ja lüüakse täielik veto peale. Vabandage väga, see ei lähe kokku mitte ühelgi määral normaalse, mõistliku riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil poolt haldusmenetluse ja avalike menetluse põhimõttega. Aitäh! Ja sellepärast ma ütlen veel kord, et kaaluge väga põhjalikult oma haldusmenetlikke samme, mis te olete teinud, kas see on kooskõlas kõikide põhimõtetega ja see on väga tähtis, et see menetlustel nii-öelda juriidiliselt põhja läheks. Ma tänan. Aitäh. Siis oma. Näiteks Postimehe ajakirjanik, et kas te peate nüüd normaalseks suhtluseks seda, kui öeldakse, et kuna tegemist on sihtotstarbeta maaga, siis see ei takista maa sihtotstarbelist kasutamist. Ainult mulle tundub, et siin on tegemist inimeste mõnitamisega. Ei ole, sest me kindlasti alati peame lähtuma sellest, et mis see sihtotstarve on, et vastavalt sellele tulevad ka võimalikud nõuded linna vastu. Kas need nõuded on või ei ole, need sõltuvad sellest, kui suured on need piirangud, mida kaitseala selle sihtotstarbe jaoks siis tekitab. Jah, proua. Mina olen ühe kinnistu omanik. 1996 saime selle maa tagasi. Nii et regendage ise, kus aastas me praegu oleme. Me oleme seni talunud kõik ametnike kirjavahetuse, mis meile on tulnud, me oleme olnud leplikud, olen leppinud sellega, et riigis on riigi kord, riigi seadused. Ja nüüd ma olen seal maal, et meil on ainult kohustused. Kas linnavalitsus oskab öelda, kui palju on üks tavaline omanik maksnud maamaksu? Ei oska kindlasti. Palun teil seda üle vaadata, viige ennast kurssi. Ja nüüd mul on teile küsimus. Meie kinnistu ei ole väga suur. Tahame hakata ka elama linnas. Kuidas me saame konkreetselt sellele kinnistule, kus on juba igasuguseid kaitsealaseid asju, me tahame oma talu kohta taastada, mis sõjaaeg lõhuti. Kuidas me saame selle talu sinna rajada ja niimoodi, et me saame seal elada ja majandada, mina kaasa arvatud oma järeltulijaid. Soovitan pöörduda selle konkreetse ettepanekuga nii Tallinna Keskkonnaameti, Keskkonnakommunaalameti kui ka Tallinna linnaplaneerimise poole konkreetselt ma olen ka nendel kohtumistel käinud ja teate, ma olen 38 aastat näinud igasugust kirjavahetust. 38 aastat. Ja see asi on praegu lihtsalt, ma ütleks ka, et tavakodaniku õiglustunne on absoluutselt riivatud. Absoluutselt riivatud sellisel moel, et ükskõik mis. Ma olen täitsa kindel ja mulle väga meeldis, kui siin öeldi väljend teerulliga üle sõitmine. Et miks meil on ainult kohustused ja kas linnavalitsus on teinud endale mingi ülevaate, kui te ükskord saate suureks valitsejaks ja nagu ma saan aru, suuremaks valitsejaks kui riik, kui palju teil läheb maksma see kaitseala valitsemine? Olete te sellele ka mõelnud?
see selgub kaitsekorralduskava koostamise käigus, see sõltub tegevustest, mis seal on vaja ellu viia. Olete te need, nojah, praegu te koostate, teil ei ole mingit ettekujutust? Ei ole ühtegi sellist dokumenti. Pöördun teie poole ja soovin teile jõudu. Aitäh, ma ei sooviks jõudu. Kõigepealt tahaksin öelda, et esimesele koosolekule ma ei saanud mingit kutset. Seda vastuväiteid ma ka ei saanud, kuigi me vastuväidetele vastuseid. Täna siis saatis nüüd nägin, et meie üks maaomanik, no ütleme, kellega me nagu jagame seda maad. Kaasomanik, siis oli mulle selle saatnud. Teiseks ma räägin, meil on sihtotstarbeta maa. Aga miks see sihtotstarbeta on? Sest sellepärast, et kõrgepingeliin jooksis tervest sellest krundist läbi. Ja me ei saanudki, me oli üle 20 aasta, 25 aastat oli see kõrgepingeliin seal, me ei saanudki hakata seda sihtotstarbet muutma. Ja nüüd, kui see kõrgepingeliin pandi sinna maa alla, nüüd tahtsime hakata sihtotstarbet siis muutma. See on ka meil tagastatud maa. Mul isa oli selle maa omanikuna. Nüüd ei saa siis üldse seda kasutada. Kas see on siis uus natsionaliseerimine nüüd või? See on mingi Nõukogude Liidu siuke mälestuspark. Kinnistuga on tegemist. Okei, on veel küsimusi? Aga ma ei tea, tahad sa mingi lõppsõna ka öelda, mis me siis teeme ja mis järgmised käigud on? Et järgmised käigud on esiteks, et kui keegi, kes sai meilt vastuse, leiab, et ei ole piisav, siis palun andke märku. Püüame järgmisel korral siis märksa detailsemalt neile vastata. Teiseks... Me saatsime nii palju mõtterid, teie vastate sellele. On normaalne. Oho, hurraa! Ja teie ja kes veel võiksid nimetatud, siis ootame septembri teises pooles siis koosolekule. Septembri teises pooles lepime täpsemalt kokku need sobilikud ajad. Ja kas siin ikka on vaja seda roheala, kes need meie üldse seda tahavad? Oodake, ma küsin, kas on küsimusi, siis rohkem küsimusi ei ole. Palun. Üks lihtne küsimus, et see ekspertiis, Lauri Kleini ekspertiis, et ma ei ole leidnud seda elektrooniliselt või kuidas seda on? Teabenõudega peate küsima linnast, nagu meie. Linnast ei saa midagi, see ära ütleb teile, küsige, siis peate kokku nii. Jah, et kui te ei ole leidnud või saanud, siis küsige, teabenõudega saadame. Ma ei tea, kas viimased küsimused, hea palun. Nimelt, et te olete tellinud advokaadibüroolt Trinity õigusliku hinnangu, mis on teetud kuupäeval 30. detsember 2021. Mis ütleb, et vähemalt 5 kinnistul võib see kaitseala moodustamine õigusvastaselt riivata omanike õigusi ja samamoodi vähemalt 5 kinnistul saab see riive olla erakordne. Inimkeeli tähendab see seda, et vähemalt 5 kinnistul on kaitseala moodustamine õigusvastane ja erakordne riive tähendab seda, et seaduse järgi isegi kui on õiguspärane, siis tuleb kahju hüvitada. Nüüd, kas te olete selle hinnanguga kaitseala moodustamisel arvestanud? Ja kui olete, siis kuidas? Kui ei ole, siis miks? Oleme arvestanud, ma täpsustaks, et seal oli ka sõna võib, ehk siis tinglik kõneviis, et midagi kindlat ei ole, sest see sõltub sellest, kas looduskaitselised põhjendused on ülekaalukamad või mitte. Et ma täpsustaks seda. Nii et jah, et me oleme sellega tuttavad ja oleme kindlasti arvestanud sellega. Härra, teil oli ka küsimus. Jah. Te siin väitsite alguses, et tuli 45 inimeselt ettepanne seda moodustada. See vist on siit Astangu inimesed. Aga mitu inimest oli maaomanikke seal 45 sees? Ei oska öelda.
sa ei oska öelda, sellepärast neid ei olnudki seal. vabandust, siin ma tõstataksin ka advokaadina ikkagi küsimuse, et kui me nüüd tõesti väga õieti härra teie poolt püstitatud, et mina olen otse valitsuse poole pöördus enne kulumatu sõita, siis tegelikult mida ei ole kajanud täna, vabandust, et tegelikult on tõesti üks kõige põhilisem küsimus, et põhiseadus paragrahv 32, mis räägib meie omandiõiguse vääramatust põhimõttest ja sellest, et see on kaitstud ja et need piirangud tulenevad ainult, nagu öeldakse, seadusest. Et täna me oleme tegelikult tõesti olukorras, kus põhimõtteliselt 45 meile tundmatut inimest, võib-olla paari siin nii 4 või 5 on kirjutanud avalduse ja on käivitatud selline juriidiline rong. et ütleme, praegu see rong on juba veerenud, vabandust, see rong on veerenud juba rohkem kui aasta. Nüüd kujutame ette, et praegu, ma olen enam kindel, et volikogus seda kehtestab, aga nüüd on vaja hakata maaomanikele vaidlustama. Ja ma advokaadina võin teile öelda, et keskmine kohtumenetlus on 2 kuni 3 aastat. Et põhimõtteliselt täna maaomanikud, kes istuvad siin, kes on menetlusse kaasatud, rahulikult te lähete nii-öelda kohtumenetlusse, mis kestab teil 3-4 aastat, toob suuri menetluskulusid. Ja puhtalt seetõttu, et 45 nii-öelda allkirja on otsustanud teile sellised menetluse kaela nii-öelda panna. Ehk tegelikult milles on probleem, et ka linn, kui te olete selle menetluse algatanud, te ei ole kaalunud omanike põhiseaduslikke õigusi. Ja just seda sama põhimõtet, et kas selline menetluse algatamine üldse on põhjendatud 44 allkirja alusel. Et kas te olete seda mõelnud kunagi või ole? Vastake inimestele. Ja ikka, nagu teiegi teate, tean ka mina looduskaitseseadust, et igaühel on võimalik esitada ettepanek kaitsele moodustamiseks. Piisab ka ühest, mitte 45. Aga see igaüks tähendabki siis seda, et ta võib, see üks inimene võib üle sõita kas või 100 või 1000 kinnistu kui on looduskaitselisi väärtusi nii palju ühes piirkonnas, siis jah, või. No vabandage väga, aga siin ongi täna tekkinud see olukord, et seesama, nagu ma näitasin, see looduskaitselisus ja see nii-öelda piir, mida te tahate kaitsta, see on täiesti tegelikult väljas tegelikust olukorrast. Ja teiseks, ei ole kaalutud seda, et tõesti, kes on kinnistuomanikud, õigusjärgsed omanikud, kes on ostnud kinnistuid lootuses arendada, et nende nii-öelda õigused on juba sellega kas ära riivatud, et kaasatakse täiesti põhjendamatult sellesse juriidilisse suurde karusselli. Mille nii-öelda närvide ja rahaline lõpptulemus ei ole mitte kellelegi täna siin teada. Aga see on väga pikk. Palun küsimus. Mis see teie tunnitasu on? Minu tunnitasu siia kohta. Vabandage väga, see ei kohta üldse siia. Aga ma ei tea, kas on veel küsimusi? Mina küsiks veel, kas on teil Tallinna linnas mõni kaitseala veel? Tallinnas on nii riiklikke kui kohalike kaitsealasid veel. Nii olete te nende kaitsealade eesmärgi nagu saavutanud, nii nagu teie on eesmärk olnud? On teil need kaitsealad just nii, nagu te olete tahtnud? On säilinud need kaitseväärtused? Põhimõtteliselt küll, jah. Põhimõtteliselt kõik. No nii, park üks asi on see, nüüd kui te hakkate siin seda kaitseala tegema, kas te hakkate kogu seda tegevust majandama seal parkidena või? Ei, kindlasti mitte. Mis seal siis toimub? Et sõltuvalt sellest, mis jah, seal on mingi väike osa kusagil, mis tõesti juba mingi detailplaneeringuga on ette nähtud pargiks, aga nagu 99% alast on ikkagi mõeldud looduslikuna. Aga lihtsalt see looduslikkus, see tähendabki väga erinevat asja, sõltub sellest, millise kooslusega seal on tegemist. Või millised kaitsekorralduslikud probleemid seal on. Ma olin ühel selle linna koosolekul, kus mulle selgelt vastati. Jah, metsamaa küll, no me majandame neid parkidena ja siis me kaalume kõik. Üks asi on detailplaneering ja planeeringuga, kui määratakse see asi. Aga te seda ka teate, et kui maaomanikud, kui temal on seal maatulundusmaa, kus tema majandab oma metsa, peab majandama metsaseaduse järgi ja arvestama muidugi ka planeeringut, siis omavalitsusel tuleb kohustus hüvitada talle jäänud saamata tulu. Olete te seda ka mõelnud, kui palju see maksma läheb? Ei ole kalkulatsiooni teinud. Aitäh, ma ei tea, kas viimane küsimus? Ei ole. Ma täpsustan seda eelmist, et kas ma sain õigesti aru, et siiani ei ole reaalselt Tallinna linnas mitte ühtegi kohalikku kaitseala olemas ja tehtud varem? On ikka, et Tallinnas on praegu 3 kohalikku kaitseala. Jutt on
eramaadest. ja samamoodi Pääsküla rahvas oli ka, et kohalikud elanikud kogusid allkirju ja algatasid selle protsessi ja tuligi looduskaitse. aga ma arvan see, no kui rohkem küsimusi ei ole, siis lõpetame ja no ma arvan see, et järgmise korrani ja eraldi siis, kellel on mingisugused ettepanekud ja vastuväited, siis palun pöörduge Keskkonna- ja Kommunaalameti poole.